et need ei ole küll inimesed, kes nagu väga seda sõna vajaksid või kuidagi, aga eks Jumal teab, et ma isiklikult tahan olla see, kes ma tahan valmis vastu võtma seda, et võib-olla vajan mina seda ise kõige rohkem. Siin on prohvet Jeremia üks mitte sugugi magus või mugav prohveti kuulutus, mis räägib väärast Jumala teenistusest, valest Jumala teenistusest. Ja prohvet Jeremia, me oleme teda aeg-ajalt niimoodi peatud, me teame, et tal praktiliselt vist ühtegi niisugust väga magusat või mugavat prohveti kuulutust. Kõik oli nagu väga ebameeldiv. Ja see, mis ta rääkis, see tõi esile sellise reaktsiooni, et ikka, et see tegelane tuleb elimineerida, tuleb ära tappa, sellepärast, et ta ajab siin meie rõõmu rikub ära ja kuulutab meile halba tulevikku siin ja me kaotame ja asi läheb pahasti, kuigi tegelikult rääkis asju Jumala südamest, et kui te ei muuda midagi oma elus, siis lähevad asjad nii. Nii nagu Karl Reits rääkis enne esimest või teist maailmasõda siin Eestis, ütles, et kui need asjad ei muutu, siis tuleb see, et me ajaliselt teda kogudusest visata teda välja, mis ta siin rikud, meil on nii mõnus ülistus siin ja kõik on üles õhutatud ja sina tuled siin ja hakkad rääkima mingisugusest meeleparandusest ja mis asja, pole vaja meil seda. Ja läbi aegade on selles mõttes ma toon siia kõrvale, kui ka on teatud selliseid inimesi, kes on võtnud oma pühaks kohustus rääkida nagu negatiivsetest asjadest, rääkida puudustest, rääkida nagu miinustest ja kohe, kui sa ikka koosolekut ära ei lähe ja siuke tõrvaga üle kallatud pole ja ikka vastik olla pole, siis polnud ikka üks õige teenistus. See on see teine äärmus, kus nagu enam pole Jumala vaim see, kes juhatab, vaid nagu vaimulikkuse sukseks kriteeriumiks tuuakse see, et kui on nagu vastik olla. Kas kuidagi midagi ikka halba peab tulema, see on sihuke või sihuke, et see on ikka tõeline Jumala sõna. Jumala sõna juhib teatud asju või Jumala vaim juhib aeg-aeg selliseid asju ütlema, aga kui see nagu juba vaimutan, siis on see väga nagu vale ja hävitav asi, et siis jäävad järgi nagu laibad. Aga siis, kui Jumal midagi ütleb, siis võivad jääda ka järgi laibad. Võivad jääda, kui Jumal midagi teeb, võivad jääda järgi laibad, aga see põhjus on see, kui Jumal kõnetab sind väga selgelt, Jumal paneb sind ühe valiku ette ja sa ütled, et mind ei huvita. Mulle meeldib nii, mina tahan niimoodi teha ja mina arvan, et niimoodi on õige. Kui me mõtleme Vana Testamendi ohvriteenistust, kui meie siin saame mõnes mõttes nagu mängida, meile tundub, et pole vahet, natukene paneme Jumala asjadest mööda, pole hullu, paneme veel, ikka ei juhtu midagi, ikka olen elus ja meil võib saada nagu tekkida siuke karistamatuse tunne või seda, et polegi vahet, mismoodi ma elan ka oma kristlikku elu, aga tegelikult on Jumala sõna ütleb, et me anname iga oma sõna pärast aru, iga oma sõna pärast ükskord aru, iga oma suhtumise pärast. Et see nii-öelda restorani arve maksmise aeg tuleb meil asjade pärast, mida me laseme oma elus olla, mis me teame, mis on Jumala tahte vastu. Ja siin, kui on pealkirja väär Jumala teenistus, ma ütlen siiralt, ma olin ka Jumala ees ja ma tahtsin ise ennast panna, ma tahtsin seda teenistust siin panna ja Jumala ette ja ilmutagu Jumal tõde minu kohta, ilmutagu Jumal tõde sinu kohta, ilmutagu Jumal tõde selle paiga ja teenistuse kohta, sellepärast, et kui on tegu vale Jumala teenimisega, mingisuguse kellegi isikliku ego väljaelamisega või lihtsalt mingisugune see, et kõige mugavam paik kuidagi Jumalat teenida või ükskõik mis nagu sellised valed motiivid meie jaoks on, siis see on arm, kui Jumal saab selle õhku lasta meie elus. See on ainult arm. Läbi aegade rasked asjad ka inimeste eludes, mis on tulnud, kui selle tulemusel on tulnud meeleparandus, kui selle tulemusel on tulnud üks selgus ja valgus, see on ainult arm. See on ainult arm. Et Jumal on ikkagi see nagu operatsioonisaalis, see kirurg. Kirurg ei ole vastik inimene, kellel on, ma ei tea, haiglane soov inimesi lõikuda. Ma loodan, et see ei ole nii. Vaid kirurg on see, et ta peab lõikama selleks, et halba eemaldada, selleks, et õige tuleks esile. Ja siin on täpselt samamoodi, kui Jeremia räägib Juudale, Jumala kogudusele, Jumala rahvale tegelikult asjadest, mis peavad saama muudetud, siis see ei ole selleks, et jälle üks nii-öelda vaimulik jutlus pidada. See on huvitav, et inimeste jaoks, ka erinevate põlvkondade inimeste jaoks on erinev
vaimulikkuse nagu kriteeriumid või millised on vaimulikud jutlused. Noh, väga nagu võit meil, siuke uuema koodus ütlevad ka võitud jutlused, millised. No võitud jutlus peab olema kindlasti emotsionaalne. Temast siin ees peab nagu jooksma ja palju häält vahepeal tegema, siis sõhuidmine on nagu vägevam. Võib-olla mõnes sama selle konfessioonis või mõne aja kontekstis on üks õige jumala jutlus väga siuke paatoslik või väga vaosvõitud ja nagu siuke mõtisklev. Teises kohas on niimoodi, et see tõeline jumala töö näiteks jutluse kaudu on siis, kui jutlustaja nutab kindlasti. Ja teises kohas on võib-olla see, kui ta kindlasti paar mõnda head anekdooti peab rääkima. Et sellised välised asjad on huvitaval kombel saanud nagu selliseks normiks, et see nüüd näitab. Tegelikult muidugi selle pole. Teatud kohas võib jumal kasutada väga lõbusat jutlust. Teatud kohas võib jumal kasutada sügavalt, vahest isegi depressiivset jutlust või siukest ainult nagu mustadest asjadest rääkima või asjadest, mis peab nagu muutma. Teises kohas jumal kasutab tohutult emotsionaalset jutlust ja teises kohas on keegi, kes on vaevu näeb, üritab oma paksude pudeli põhjaprillidega lugeda oma konspekti, vahest läheb sassi ja jumala vaim on sellisel moel kohal, et häda vaadata. See Harri kasutatud termin, häda vaadata. Et see ei ole, ma olen seda jaganud, ma kunagi ei saa seda õigesti seal räägitud seda lugu, aga ma räägin selle loo alguse ja lõpu, mis puudutab seda, kuidas me välised asju teeme nagu vaimulikkuse nagu hindajaks või. Et munk ja koer, et munk palvetas, koer haukus. Munk pani koera ketti, selleks, et ta palvetada saaks. Seal oli veel palju asju vahepeal, aga lõpuks oli see, et koer suri ära ja munk ei saanud palvetada, sellepärast, et ei olnud kedagi ketti panna. Ehk see mõte on see, kuidas koera ketti panemine sai palvetamise protsessis nagu olulisemaks kui palvetamine. Ja samamoodi on see jumala teenistusega poolne. Siin Jeremia mõnes mõttes juhib tähelepanu sellele siin 7. peatükis ja ütleb, et armsad sõbrad, te olete mööda läinud. Et need ei ole Jeremia sõnad, see on Jumal puudutab Jumal oma rahvast ja kõnetab oma rahvast. Sõna, mis 7. peatükk Jeremia, siis sõna, mis Jeremiale tuli issandalt, kes ütles, seisa issanda koja väravas ja kuuluta seal seda sõna ning ütle, kuulge issanda sõna kogu Juuda, kes te tulete sisse neist väravaist issandat kummardama. Kuulge issanda sõna, kes te tulete sisse väravaist issandat kummardama. Nagu ma ütlesin, Jeremia sai ikka Jumala käest sõnumeid, see oli tema kutsumine ja Jumal kutsus ta juba noorest peast, ütles, et ära karda oma noorust ja mine, et ma saadan ja läkitan sind kuulutama minu rahvale Jumala sõna. Aga Jumal ei täpsustanud väga, et kui valuline see Jeremia jaoks olema saab. Ja siin siis Jeremia kuulutab järjekordselt Jumala sõna ja Jumal ei saada kuskile metsa kändudele ja lindudele rääkima, vaid ütleb, mine väravasse. Tõenäoliselt piibli uurijad usuvad, et see on Jeruusalemmi idavärav, kus käis nagu kõige rohkem rahvast ja see pidi olema üks aeg tõenäoliselt, kus üle maa tulid juudid kokku templisse. Oli ta siis nelipühi, oli ta siis paasapüha, mingisugune siuke pühade aeg. Ja siis ta on seal ja Jumal annab talle, ütle see sõna, kuuluta seda sõna neile. Ja see sõnum oli rahvale, kes oli tulnud ohvriteenistusel. Nad ei tulnud lihtsalt meelt lahutama, vaid nad tulid Jumalaga kohtuma tegelikult, vähemalt originaalis. Nad tulid ohvriteenistusele Jumalale oma osa andma. See oli pühim ja olulisem sündmus inimese ja Jumala vahel tollel ajal. Meie võib-olla ei oska sellesse konteksti panna, aga seal see Jumala teenimine käiski niimoodi, et sa olid teatud ajad, kui sa läksid templisse ja teenisid ja tegid selle oma osa. Kuna meil ei ole Jumala või meil ei ole templit, kus Jumal elaks. Et me ei mõtle, et Jumal elaks kuskil koolimaja pööningul või baptisti koguduse rõdul või luteri koguduse tornis, siis kuidas see nagu meie ellu üle tuua see pilt, et Jumal kuulutab sõnumit kellelegi, kes lähevad nagu Jumalat kummardama või ohvrit viima. Et see, ma usun, et kindlasti on see ühelt poolt on meie teenistused, need, mis me pühapäeviti või kolmapäeviti või teisipäeviti, kui me tuleme
kokku Jumala ette. Aga kindlasti on see väga palju laiem, see on meie igapäevane elu, igapäevased palved, see on meie teenistus. Jumala teenistus, see on meie Jumala ohvrid. Väravad, see on omaette selline, nagu võiks jutlusi pidada väravatest, aga me võime kristlastena elada väga erinevalt. Olla kristlased või vähemalt kanda kristlase nime ja elada väga erinevalt. Me võime olla niimoodi, et me oleme terve elu tegelikult väravatest väljaspool. Me võime jälgida seda rahvamassi, kes tuleb aeg-ajalt ja vahest on väga igav, kedagi eriti ei liigu seal ja siis tulevad suured massid, kes lähevad väravast sisse, kes tulevad ja me jälgime kogu aeg nagu jälgime seda distantsilt. Aga sisenemine võib tunduda meile liiga nagu häiriv, liiga isiklik, võib-olla et mugavam on nagu kuidagi moodi distantsilt neid asju vaadata, liiga küsimusi tekitav on see väravatest sisenemine. Aga samas on see sama tempel, mille väravatest ka räägitakse, see linn, see müürid, see on juutide jaoks varjupaik. See on, ütleme, pilt Jumala päästest, see on pilt Jumala armust ja kaitsest. Ja on selge see, et kui sa oled väljaspool müüre, kui sa jälgid lihtsalt kaugelt Jumala asju, siis sa oled väljaspool Jumala kaitset. Loomulikult Jumala arm ja eespalved, mis meie pärast tehakse ja Jumala üldse nagu suurus ja hoomamatu veidikene see tegutsemisviis. Ta teeb selliseid asju, mis on olnud meie jaoks nagu reeglipäratud. See tähendab, et ta võib kaitsta, ta võib õnnistada ja igasugust teha ka väljaspool. Aga ütleme, see reegel või see tee, nagu Jumal mõtelnud on see, et see arm, see kaitse, see õnnistus, see pääste, see varustus on seal müüride sees, kui me oleme väravatest sisse läinud tema õudesse. Nüüd, aga kui me juba väravatest sisse läheme, siis me võime väga erinevalt ka sealt väravast sisse minna. Me võime minna sinna mingisuguste oma reeglitega, me võime minna, et mina tahan täna nii teha või mina ohverdan täna nii, vaata Jumal on küll ütelnud, et tooge see mingi turtel tuvi, aga mul on üks papagoi üle, ma võin papagoi või mis iganes selles mõttes, et mingisugused oma pildid asjadest, mis meil on mugavamad või mis me arvame, mis on õigemad. Aga Jumal välistab sellised asjad. Ohvriteenistus Jumal absoluutselt välistas igasuguse isetegevuse. Inimesed surid momentaalselt, kes väga seal hakkasid isetegevust tegema. Läksid valel ajal valesse kohta, puudutasid valel ajal vales asju, sellepärast, et Jumala ligiolu, Jumala au oli seal ja nad surid. Ja meie, kui me tahame osa saada Jumala armust, kui me igatseme käia koos Jumalaga, kui me igatseme olla need, kes me teenime õigesti Jumalat, kelle Jumala teenistus on nagu vastuvõetav Jumalale, kes on, et Jumal on meie elu üle nagu õnnelik ja siis see on esimene tingimus, väravates sisse ja nende tingimustega, mis Jumalal on, mitte need, mida meie seame. Et mõned asjad lihtsalt meile ei meeldi, siis me vahest ma seda ei taha või ma nii ei taha, aga kui me tahame siseneda Jumala väravatest, siis me peame aktsepteerima ja vastu võtma Jumala tingimusi. Jeesus rääkis 2 teest, Jeesus rääkis 2 väravast. Et on kitsas värav ja lai. Ja kitsas värav, ma ei tea, kui oleks seda lugu, kui oleks täiesti nagu neutraalne koht, kui oleks kitsas värav ja lai värav, kumma värav inimesed valivad. Kui ma mõtlen, kui meil on tee peal ees, loogiline, et me valiks laia värav, sellepärast, et see on tõenäoliselt saagi rohkem inimesi, tõenäoliselt, et see on hea. On ju, see loogika võib-olla see on mugavam läbi ka minna sellest kitsast väravast ja käia laial teel on nagu mugavam. Aga selles mõttes Jumal nagu töötabki loogika vastu, see vaimsed asjad sageli tootavad loogika vastu. Ja Jeesus ütleb, et see 2 värav ei ole nagu, et ma tahaks seda 3. varianti, kus on nagu, ma ei kujuta ette siis, lai värav ja kitsas tee või kitsas värav, aga see taga on väga lai tee, kus me saan praalida seal palju tahama oma eluga. Et ei ole seda, me tahaksime ka laia tee nagu igapäeva või seda laia tee sukust bravuursust ja naudinguid ja lõbu ja nii-öelda vabadust. Aga me tahaks kitsa tee lõpptulemust. See on meie nagu soov. Jeesus on pannud meie ette, Jumal on pannud meie ette 2 teed ja 2 väravat. Üks on kitsas, üks on lai ja midagi ei muuda. See kitsas tee ja kitsas värav on see, kus me ei mahu niimoodi sisse. Ja sinna väravasse kinni. Meil on vaja väga madalaks saada, meil on vaja Jeesuse risti alla kummardada oma saavutused ja oma nõtrused nagu tema ette maha panna. Ja see on ainult võimalus, kuidas me sealt sisse pääseme.
ja mitte siis, et no kuidagi siis sõbramees viskab üle aia meile need koormakotid nagu tagasi, et ma nüüd, kui tee peale asun, et siis ma panen uuesti need kotid selga, vaid see on see, et sa lähedki ja selles vabaduses ja see, et sa pannud need Jeesuse risti alla. Me teame oma praktikast, et nad tahavad meile tagasi tulla. See on jällegi koht, kus me paneme oma põlved maha, nii meie edu kui meie läbikukkumised kohe Jeesuse risti alla. Jumal, sinu arm on ainus, mis tähendab minu elus. Sinu arm on ainuke, mis nagu teeb väärtuslikuks minu elu ja toob võidu minu elus esile. Ma ei tea, kui me natukene oleme vaadelnud seda ühiskonda ja tegelikult seda, mis tendentsid on kirikus, siis me võime märgata seda, kuidas need, kes räägivad kahest teest, need, kes räägivad mustast ja valgest, need, kes räägivad patust ja pühadusest, see ei ole enam nagu tavaline, vaid see on pigem nagu äärmuseks, see on pigem nagu, mis tekitab ebameeldivust koguduses ja et ärme nüüd äkki pahandab keegi, et tema on sealt leidnud kolmanda tee, temal on see mingisugune jah, et okei, ei ole Uues Testamendis kirjas sellest asja, aga ta on ka hea inimene ja tema tahab ka lantsaks saada ja nii edasi, et kõikide asjade nagu segamine ja kõikide asjade leppimine ei ole pattu, ei ole reeglid, ei ole musta, ei ole valge. See on ainult progresseeruv. See käib läbi hirmutamise, kui nüüd kristlased tõusid üles, avaldavad arvamust selles mõttes, et see ei ole normaalne, et seadustatakse Eestis homoabielud ja kirjutasid petitsioonile, midagi kirjutasin sellele alla, siis see kuulutati viha nagu levitamiseks ja viha külvamiseks, vihategu selle petitsiooni või mitte allakirjutajad, aga võib-olla ka allakirjutajad, võib-olla ma olen ka varsti kohtukutse, et need, kes selle nagu algatasid, need kaevati kohtusse, et nad on nagu viljelevad viha. Ja sellised seadusepügalad ongi, mille järgi saab nagu tegelikult selliseid asju vihakuritegudena nagu käsitleda. See tähendab hirm, et sa ei tohiks öelda, koguduses ei tohiks rääkida asjadest, mis nii nagu Jumala sõna seda räägib. Erinevate vahenditega püüakse luua see, et ei ole musta, ei ole valget. Ei ole õiget, ei ole vale. Ja selles suhtes on see väär Jumala teenistuses Jeremia sõnum, mis kohe tulemus on väga nagu ajakohane ka. Ja siit edasi lugades 3. salmist. Nõnda ütleb vägede issand Iisraeli Jumal, parandage oma eluviise ja tegusid, siis ma jätan teid elama siia paika. Või teises tõlkides oleks reformeerige oma eluviise või tehke korralik reformatsioon ei ole lihtsalt see väikene värvime siit üle, vaid see on ikka kapitaalremont või reformeerige oma eluviise ja tegusid ja ma jätan teid elama siia paika või ma lasen teid elada rahus. Ma lasen teid elada rahus. Ma annan teie elu üle ühe hingamise ja ühe rahu. Iisraeli ajalugu on lõputud lahingud ja lõputud rünnakud ja nad teadsid, mida tähendab shalom, nad teadsid seda. Sellepärast nad soovivad seda üks shalom, see ei ole lihtsalt see, et sõda ei ole, see on üks terviklikkus Jumalas, üks hingamine Jumalas. Ja see, mida nagu Jumal ütleb siin teisisõnu on see, et pane maha asjad, mis hoiavad sind sellest, et sa ei saa kitsast väravast sisse minna, pane maha. Ära nagu hoia nendest kinni, vaid pane maha ja sisene nagu kitsast väravast, sellepärast, et see on ainukene tee sinu jaoks, kus on rahu. See on ainukene tee sinu jaoks, kus on pääste. Vali elu. Ma olen sulle selle valmis pannud, aga märka neid kohti oma elus, kuhu mina oma vaimuga olen sulle sõrme pannud. Pane maha, reformeeri neid asju. Lase muutusel esile tulla. Ära jätta märkamata, ära eira neid. On asju, mida me tahame muuta, sest need ei mahu kitsale teele, need on lihtsalt sulle koormaks. Hõlpsasti takerdav patt ja millest räägitakse Uues Testamendis, et see ei ole lihtsalt see, et Jumalale ei meeldi, et sa kollistad nii palju astuda ka ämbrisse ja ämbril, nagu see mingi multifilm on, kus karu kes meevargil ja siis ta astus mingisse meetarusse ja siis kui ta astus, siis meetaru uks käis enda tahti ja siis ta üritas ära põgeneda, aga siis kogu oli kiiks vahest. Jumal lastel on ka nagu see takerdav ja
kolisevad asjad on meie elu ümber nagu oleks just married kirjutatud, autodele pannakse taha need plekkpurgid. Aga Jumal ütleb, et mitte lihtsalt sellest, ma ei suuda kuulata nii jubedat, tead kolistad oma elus, vaid see on see, et armas, ma tahan, et sa oleksid vaba. Ma tahaksin, et sa saaksid hingata, ma tahaksin, et minu vaim ja au hingaks sinu elu üle, mingisugune tühjad plekkpurgid, mis seal ainult välja läheb teevad ja takistavad sind. Et paranda oma eluviise ja ma jätan sind elama paika, ma annan sulle rahu või ma võimaldan sulle elada rahus. Seda edasi, ärge lootke vale sõnade peale, kui öeldakse, see on issanda tempel, see on issanda tempel, see on issanda tempel. 3 korda. Selle ajal piibli uurijad on olnud selle hästi palju tähendusega, ma sellel pikalt ei peatu, aga igal juhul see on midagi olulist. Et keegi ütleb, et see on issanda tempel, see on issanda tempel, see on issanda tempel. See on midagi sellist, et ärge laske ennast lolliks teha või keegi ütleb, et piisab, kui sa oled lapsena ristitud, piisab, kui sa oled lapsena ristitud, piisab, kui sa oled kunagi mõtelnud üldse häid mõtteid, piisab, kui sa oled hea inimene, piisab, kui sa oled hea inimene, piisab, kui sa käid kord nädalas pühapäeval ükskõik mis koosolekul, ükskõik mis sa muud teed, sest piisab, see on issanda tempel, kui küll see vorm sind päästab, küll see nimekiri, kuhu sa kuulud, küll see päästab. Ei päästa, Jumal ütleb, et ei päästa. Vaid see, mis päästab, on see, et sa isiklikult oled Jeesus oma päästaks vastu võtnud ja sa ei lase sellest lahti. Sa oled isiklikult Jeesus oma päästaks võtnud ja kõik, mida sa endast arvad, on lähtub sellest, mida Jumal arvab Jeesusest, kui nii võib öelda. Sest tema asemel või meie asemel on nüüd tema, kes hinnanguid antakse. Aga me saame Jeesuses olla siis, kui me oleme väravatest sisse läinud. Ei ole niimoodi, et ma võtsin Jeesuse vastu, ronin sealt väravatest välja ja teen täpselt seda, mis ma tahan ja olen täpselt selline, nagu ma tahan. Ei ole niimoodi, vaid me peame seal müüride sees olema selleks, et meile kehtiks arm. Jumal ütleb, et paranda asju või need asjad, mis ma nagu juhin tähelepanu, et pane need jälle maha, pane Jeesuse risti alla selleks, et kehtiks see pääste, et sa oled Jeesuses. Jeesus maksab, mitte sina. Ja see on see, mis meid päästab. Et me oleme Jeesuses, nii nagu see laul, mis me laulame, et Jeesus, sa oled meid päästab, mitte ainult, sa oled nagu kuningas, sa oled valitseja, sa oled keegi, kellel ma tingimusteta tahan alluda. Keegi, kellel ma tingimusteta oma elu tahan nagu anda. Ja veel enam kaugele minna nagu emotsionaalseks on see, et Kristus on teinud meid oma pruudiks, millest see laul rääkis. Jällegi see, et kui me oleme kihvatud, kui me oleme armunud ja peigmes on tulnud me juurde ja ütelnud, sa oled kõige kallim, sa oled kõige ilusam, ma tahan kogu oma elu sinuga koos veeta, Jeesus on tulnud, ma tahan igavesti koos sinuga olla. Ja siis me ütleme, et jaa, ma tahan ka. Ja siis kui peigmes ära läheb mõneks ajaks selleks, et valmistada pulma asju või valmistada mingid muid tegemisi, siis me hakkame, ma ei tea, kellegi teisega ringi ajama või vaatame, et sellega on huvitav aega veeta ja seda on huvitav teha. Ja siis peigmes tuleb tagasi, mida ta leiab meid kellegi teisega kinost. Või ta leiab meid kellegagi sügavmõttelisi iludusi nagu vahetamas. See, mida peigmes igatseb, tahab tagasi tulla, ta tahab leida pruuti, kelle silmad on ainult ühes suunas. Millal ta tuleb? Teil on, ma usun, meil kõigil on mingist ajast need kogemused, kui me armastuskirju kirjutanud või oodanud kallimat telefonikõnesid. Te teate seda, kuidas see paneb nagu, see haarab sind nii, et sa oled valmis päev läbi ilma igavustundeta kodus passima ja telefonikõnet ootama. Sa tead, et see sulle kõige kallim helistab. Ja seda nüüd ütlebki Jumal sõna, et valvake, ärge väsige ära, valvake sellest, et mina tulen päeval ja tunnil mind ei tea ja ma ei taha teid leida midagi muud tegemas, ma ei taha teid leida, nagu tähendamist sõnad räägivad, teisi sulaseid peksmas või kohut mõistmas või seda ja teist tegemas, vaid te olete valmistanud, puhastanud ja ootamas mind, lambid täis õli ja jooksuga minule vastu tulemas. See on see igatsus. Ja see teine pool on see, et see Jeesus on juba sinu eest hinna maksnud. Ära vaeva oma pead, ela kuidas tahad, ära muuta emotsionaalseks. See
ei tähenda sinu igapäeva elu jaoks mitte midagi, et sa oled, et Jeesus on minu päästja. Okei, sa kord taevas saad olla koos Jeesusega. Aga sinu igapäeva elus ei väljenda see mitte mingisugust moodi, see on ikka normaalne inimene. Kristlased ei ole normaalsed inimesed. Täiesti selles mõttes nagu ebanormaalsed. Sest me ei ole siit. Me oleme sündinud kusagil mujal. Me oleme sündinud Jumalast, me oleme sündinud ülevalt. Nii et see, mida Jeremia ütleb, et ärge laske tekitada sellist valeturvalisust, et minu elus on Jumalaga kõik asjad korras, kui ma käin 3 korda aastas templis. Kui ma olen juba seal müüride vahel, siis on kõik normaalne. Et peasid tempel olemas on. Teate, mis templiga juhtus? Babyloolased tulid ja hävitasid selle templi. See oli juhtude jaoks mõeldamatu. See on midagi, mida Jumal on esile toonud. Jumal elas templis. Seal oli seaduse laegas ja nad oli täiesti välistatud, et mingisugune pagan tuleb ja lammutab selle. Aga Jumala au lahkus templist. Hesekieli 10. peatükk, kui me räägib sellest, see on üks väga kummaline kirjakoht, kus räägitakse ratastest ja nagu lennumassinad seal keerubeid kirjeldatakse. Ja seal on juttu sellest, et Jumala au lahkus kogudust. Me võime vahest kogudusena olla sellised, me võime vahest üksikisikutena, kristlastena olla sellised. Me ei pane tähelegi, kui Jumala vaim meist lahkub. Sellepärast, et me oleme oma elu nii enesekeskseks muutnud, et me niikuinii otsustame oma elusid kogu aeg ise, me niikuinii teeme kogu aeg oma rammuga. Ja siis, kui Jumala vaim lahkub, me ei pane tähelegi sellest, et ta osaga meie elus on nii väike. Aga Taavet ütles, kui teile pattu teinud, palun Jumal, palun loo mulle puhas süda, palun ära püha vaim, ära võta ära minult püha vaimu. Seepärast, et ta mõistis seda, et temal ei jää mitte midagi järgi siis. Ja tähendab, meie elust ei jää mitte midagi järgi siis, kui püha vaim meie elust ära võetakse, sellepärast, et me jääme lihtsalt oma lihalikkuses, inimlikus mingi välistes rituaalides tegelikult ootama kohut. See ei ole Jumala tundmist. See võivad olla palju ilusaid mõtteid. Et nagu ma ütlesin, need ei ole väga ilusad mõtted, mis ma räägin praegu. See võib-olla tegelikult niisuguse ebamugava tunde, aga Jumal teeb ja räägib neid asju ainult selle pärast, et meil aeg-ajalt panna nagu mingisugune pomm elus plahvatama või kuidagi moodi äratada meid nagu ülesse selleks, et kui asjad on hästi, siis sa saad, halleluuja. Ja kui seal tuleb esile asju, mis on vaja muuta, siis Jumal ütleb, et see on ainult arm, et ma olen selle esile toonud. Palun. Ükskõik mis hind sellel on. Lase oma asjad oma elus korda panna. Seepärast, et mitte miski ei kaalu üles sinu elus seda, et sa oled Kristuse pruut. Mitte miski ei kaalu seda üles. See, kas sa oled 100 või 100 000 eurot rikkam Kristuse pruut või vaesem, see pole mitte mingisugust vahet. See, kas sul on kodus suurem televiisor või väiksem televiisor, sellel ei ole ka mitte mingisugust vahet. Kas sul on pehmem diivan või sellel ei ole ka. Ja need on asjad, mis meil on olulised ja mida Jumal tahab meile anda. Aga kui nagu need saavad sõltuvaks, miks me ütleme, et oota, ma nagu tahaks oma tähelepanu kuskile mujale pöörata. Ja me unustame selle, et me oleme Kristuse pruudid. Siis ühel hetkel meil ilmutatakse, kui tühine on see kõik. 2 korda hävitati juutide tempel. Ja siiamaani pärast 2 korda ei ole seda üles ehitatud. Praegu on seal mošee selle koha peal, ainult nutumüür on järgi sellest templist. Ja Jeesus ütles, et kivi ei jää kivi peale, see lammutatakse see ja kõik naersid selle peale. See ei ole võimalik, mis nalja teeb. Ja roomlased tegid seda 70 aastal või midagi sellist. Et Jumala sõna ütleb ka, et 3. tempel ehitatakse üles. Me vaid võime ette kujutada, mis juhtub siis, kui üks mošee lammutatakse maha ja ehitatakse üles Jumala tempel. Mida see maailmas tähendab? See on ainult tähendab sõda. Kas selle ehitab üles antikristus? Kas seda ehitavad juutidele või võimalik? Ma sellest lõpuaegades sündmusi nii täpselt ei ole kuulinud ja ei tea. Aga igal Jumala sõna ütleb, et enne Jeesuse tulemist ehitatakse mingil moel see Jumala teenistus taastatakse selles templis. Nii et Jumal ütleb, et sinu pääste ei ole nagu iseeneslik. Ta ütleb, et need, kes issand hüüavad, need, kes laulavad, et saab tulistuslaule, ja need ei ole päästetud. Et seal on üks teine tasapind.
loeme edasi, aga kui te tõepoolest, kui te tõepoolest parandate oma eluviisi ja tegusid, kui te tõesti teete õigust nii hästi ühele kui teisele, ega te liiga võõrale vaheslapsele ja lesknaisele, ega vala süütut verd siin paigas, ega järgne teistele jumalatele teile enestele õnnetuseks, siis ma jätan teid elama siia paika maale, mis ma andsin teie vanemaile Moisesest ajast igavesti. Kui te tõepoolest parandate oma elu. Andke andeks mulle väljenduse eest, aga tõenäoliselt on aeg-ajalt Jumalal oksemaitse nendest tegudest, mida me Jumalal üritame teha. Nendest mingisugustest teenistustest. Te seda, et teenistused oleks vähe olulised, aga kui nagu meie elu koos Jumalaga on teenistused ainult. Ma ei taha kuuldagi seda Miika raamatust, seda väljendab ka seda prohveti kaudu, et ma ei taha teie rasvaseid härja värssi, ma ei taha viia minema, et see, mida ma igatsen, on see, et ma igatsen osadust. Et te käiksite õiguses ja oleksite osaduses minuga. Et see praktiline, see, mis oli juhtunud kogudusega, oli see, et kogudus elas nagu paganad. Kogudus juudid tegid liiga üksteisele, nad olid ebaõiglased üksteisega, väga praktilised asjad, nad ei suutnud armastada üksteist ja nii edasi. Ja siis pühkisid nagu pühapäeva näo pähe ja läksid templisse. Ja Jumal ütleb, et ma ei taha seda näha siin nagu. Need on just need pildid, mida ma siin tõin selle pruudi ja peigmehe näitel, või näidetena. Sa oled abielus kellegagi, siis nädala sees tegutsed kellegi 2, 2 ja 3 ja 4, siis mingil hetkel tuled oma abikaasa ette ja siuke õige nägu peas ja see on võigas. Ja see on Jumala jaoks täpselt samamoodi võigas. Ja Koobus räägib usust ja tegudest ja väidab, et usk, millele järgne teol on surnud. Seda ei saa usuks nimetada, see on täiesti nagu null. Aga teie 8. salm, aga te loodate vale sõnade peale, millest ei ole kasu. Mis on need vale sõnad tänapäeva koguduses, mis asjad need võivad olla? Millele me võime loota ja mis on tegelikult üks vale. Minule seostub see sellise odava armuga. Ma tean, et on 2 äärmust. Üks on see, et millest ka Paulus hoiatab, on see, et me ei saa minna käsutäitmiseks. Me ei saa, et me oma tegudega kuidagi midagi ära teenime ja hirmust hoida, ma tegin pahasti, nüüd ma ei ole üldse Jumala laps ja nüüd ma ei saa üldse pühapäeval teenistusele minna, sest ma olen selline abielurikku ja vaimulikus mõttes, et ma seal ebajumala teenistust kuidagi moodi, et olen midagi tähtsaks oma elus pidanud. See ei ole see. See on nagu hingevaenlase süüdistus, mis käib niimoodi. Aga see on üks mõtteviis, kus arm on vastuvõetav ilma meeleparanduseta. Jumala sõna kohaselt ei ole seda. Ei saa tõeliselt armu vastu võtta ilma meeleparanduseta. Ehk see, mida Jeesus ütleb, et mina ei mõista sind hukka, aga mine ära teene pattu. Et see peab olema see nagu mõtteviis meie jaoks. Ma väidan, et inimene, kes võtab vastu Jeesuse ja ta elus ei muutu mitte midagi. Mitte mingist, ei tema igatsustes, ei tema sõnades, ei tema mõtetes, ei tema tegudes, siis ta pole Jeesusega kokku saanud. Kui me saame kokku Jeesusega, kui püha vaim elu puudutab, siis paratamatult saab kokku patune pühaga ja paratamatult pannakse üks tuli põlema prügimäele ja paratamatult me näeme seal asju, mida vahest, lausa korra vahest Jumal viskab nagu suure kaarega välja, teine peab hakkama ükshaaval noppima ja elust ja see on üks selline protsess. Ma usun, et meil kellelgi ei ole seda ohtu, et me oleme liiga pühendunud Jumalale. Et see suur probleem, et ma vist pingutasin üle selle asjaga, ma olin liiga palju otsisin Jumalat. Pigem ikkagi vastupidi, et seega otsustame veel enam ihatseda Jumalat ja veel enam olla kompromissitud Jumala tahte tegijad.
9. salm läheb edasi. Kas te tahate varastada, tappa, abielu rikkuda, valet anduda, suitsutada Baalile ning käia teiste jumalate järel, keda te ei tunne ja siis tulla ning seista minu ees selles kojas, millel on pandud minu nimi ja öelda, me oleme päästetud. See on seesama, mis ma rääkisin, et te tahate oma elu elada iseenesele, te tahate oma elu elada mammonale, sellele maailmale, oma himudele ja siis te tulete minu ette ja sellise näoga, nagu kõik oleks hästi ja midagi poleks juhtunud. Siin ei ole juttu sellest, et nädala jooksul ei pruugi midagi valesti minna ja ma pean selle koorma all elama. Ei, siin on juttu mõtteviisis, siin on juttu elustandardist. Siin on juttu ühest süsteemsest mõtlemisest. See on nagu tööline, kes enamus ajast töötab kellegi teise heaks, olles mingis firmas, aga tegelikult oma aja põhiliselt kulutab hoopis konkurendi firmale. Ja siis kui palgapäev on seda, palka tahaks rohkem saada. See on natukene selline mõtlemine. Piibel nimetab sellist suhtumist hooramiseks. Enamus Jumala karistusi, mis on Vanas Testamendis Iisraeli rahvas kogenud, selle põhjuseks oli hooramine. Selles mõttes see on nagu vaimulik tähendus vahest ka väga otseselt, sellised seksuaalpatud ka üldiselt nagu üle rahvaliselt kuni sinnamaani välja, et kui templiteenistus palgati nagu prostituute ja nii edasi. See nii võikeid asju on tegelikult inimesed teinud nii Jumala kui kristluse nimel, et ma ei kujuta ette, kuidas Jumal seda kannatanud on. Ja on aega, kus Jumal on oma viha välja valanud ja on karistanud Jumala rahvast. Aga jällegi selleks, et esile tuua üks puhas, et anda üks uus jääk, et kes sellest välja tuleb, et nad oleks uus võimalus alustada puhtalt ja pühalt, sellepärast et hooruses, rappuses, selles elades on kõik kogu rahvas kadunud. Kas te tahate suitsutada Baalile ja käia teiste jumalate järel, keda te ei tunne ja siis seista minu ees selles kojas, millel on pandud minu nimi? Ja öelda, me oleme päästetud selleks, et edasi teha neid järeldusi. Jeesuse sõnum ei olnud see, et ma päästan teid selleks, et te saaksite anda teile vabaduse, et te saaksite teha oma elus jõledusi, vaid Jeesuse sõnum on see, et ma päästan teid selleks, et te ei peaks tegema neid jõledusi. Ma vabastan teid oma võidmisega nendest ahelatest, surmastest, needusest, mis nagu isegi valiku võimalused kisuvad meid igasugustesse musta ja räpasesse, kas puhtad mõtteviisid või tegudelt või sõnadelt. Et meil jäävad omad valikud. Ükski ei saa siin elus nii kaua, kui me elame selle koha peal, et meid ei kiusata enam. Aga Jeesus on tulnud vabaduse valida, võimaluse valida. Kui Paulus rääkis armust, siis teda süüdistati ka, et nüüd sa räägid vabadusest siin, et nüüd me võime ükskõik mida teha. Ja Paulus ütleb, et okei, et võite, aga kõigest pole kasu. Kõigest pole kasu, kõik ei tooda sinu elus elu ja üles tõusmist. Kõik ei tooda sinu elus õnnistust. Ja sa võid, sul on vabadus teha seda. Aga ära siis nuta, kui sinu ellu on tunginud üks needus, kui sinu ellu on tunginud üks surm, kui sinu ellu on tunginud ühed ahelad, millest sa ei saa enam lahti, jumal. Sa oled ühe ukse valinud sellest, ma olen ütelnud, vali elu, vali õnnistus. Ma olen andnud sulle vabaduse valida. Kui me tahame, siis me tapame, kui me tahame, siis me hoorame, kui me tahame, siis me oleme vahest lihtsalt nõmedad inimesed. Jumal ei ole seda võimalust nüüd täna võtnud, aga ma olen vali elu. Mine kitsast tänavast. Ma olen sulle nii kalli asjast valmis pannud, ma olen nii kalli elu sulle valmis pannud, sa oled mulle nii kallis. Sa oled nii oluline minu jaoks. Jumal ei nõustu mitte ühe patu ja väärusega. Mitte ühe patu ja väärusega Jumal ei nõustu. See on lihtsalt ei mahu kokku. Gramm pattu Jumala jaoks on juba see, tekitab plahvatuse reaktsiooni. Ta ei talu mitte grammigi pattu. Ja seega me vajame Jeesuse, Kristuse, seda täiuslikku armu enda üle. Me vajame seda, et me oleksime seal müüride vahel. Seal müüride vahel on kaitse. Seal müüride vahel on pääste. Aga mitte need müürid. Mitte see tempel kui hoone. Mitte need meie mingisugused rituaalid. Et siin on isiklik suhe Jumalaga, on see kaitse. See isiklik pühendamine. Jeesus siin, ma olen, siin on minu elu. Ole minu päästa, ole minu kuningas.
11. salm ütleb, minge siis ometi minu asupaika, mis on Siilos, kuhu ma esiti panin elama oma nime ja vaadake, kuidas ma sellega talitasin oma Iisraeli rahva kurjuse pärast. Minge ometi minu asupaika, mis on Siilos. Enne Saalomoni templi valmimist Jeruusalemmas oligi, Siilo oli ju pealinn, ehk seal oli telk ja seal oli ka seaduse laenas. Ja kuni sinna maani, kui vilistid tulid ja vallutasid ja röövisid, seal oli mitmeid asju, aga ma neid praegu ei maini, tulid röövisid selle ja juudid jäid ilma seaduse laekas. See oli nende identiteet, see oli Jumala vägi nende elus. Ja Siilosse tagasi see ei tulnudki seaduse laegas, et ta oli veel ühes kohas vahepeal ja lõpuks oli siis, kui Salomon ehitas templi, siis see seaduse laegas tuli nagu sinna templisse. Ja psalmis 78 laulab Aasap Siilo hävingust ja see on üks paljudest piltidest, kui rahvas ja linn ja üksikisik väljub Jumala armu alt. Ja see ei olnud lihtsalt nii, et Jumal ütles, et hävitaks nalja pärast selle Siilo, vaata, mis nad teevad, vaid seal oli üks süstemaatiline Jumala vastane tegevus. Seal oli süstemaatiline Jumala eiramine, Jumala pühavaimu eiramine. Seal oli süstemaatiline kurjus. Ja mis juhtub on see, need nad olid nagu mõnes mõttes piltlikult, nad olid seal müüride vahelt välja tulnud oma valikutega. Jumala arm oli seal müüride vahel, aga nad olid sealt välja tulnud ja needus, surm, häving sai tabada juute. Ja nad said suure kaotuse osaliseks. See, kui Jeremia räägib seda, et vaadake, kujutage ette nüüd seda olukorda. Jumal on üles ehitanud selle, mida ta on tootanud, see on Saalomoni tempel oma auluse hiilguses. See oli, me ei kujuta ette, kui võimas see oli. Me ei kujuta ette seda tähendust juutide jaoks. Ja nüüd Jeremia tuleb, kui te ei parandama meelt, siis selle templi saatus on täpselt sama, mis Siilos on. Nad ajaloost tõenäoliselt mäletasid väga hästi, mis Siilos oli juhtunud. Ja see ajas nagu marru kõik nagu juutide juhid ja nüüd kohe see mees tuleb kinni võtta, see mees tuleb tappa. Et ta ei jätkaks sellise ussitamise jagamist siin. Ja nüüd sellepärast, et te olete teinud kõiki neid tegus, ütleb issand, ja kuna ma olen teile aegsasti rääkisin, aga te ei kuulanud ja kuna ma teid hüüdsin, aga te ei vastanud, siis ma talitan pojaga, mille on pandud minu nimi, mille peale te loodate ja paigage, mille ma olen andnud teile ja teie vanemaile, nõnda nagu ma talitasin Siiloga. Ja ma heidan teid ära oma laste eest, nõnda nagu ma heitsin ära kõik teie vennad kogu Efraimi soo. Aga sina ära palu selle rahva eest, ära tee nende pärast kisa ega palvet, ära käi mulle peale, sest ma ei kuule siin. Eks sa näe, mis nad teevad Juuda linnades ja Jeruusalemma tänaval. Lapsed korjavad puid, isad süütavad tule, naised sutkuvad tainast ja valmistavad ohvrileibu taeva kuningannale ja nad valavad joogiohvreid teistele jumalatele, et mind teotada. Pange ennast korra Jumala rolli. Ma olen ühe rahva valinud, ma olen neile nii palju andeks saanud, ma olen neid nagu potitanud ja pissitanud ja igasugust asju teinud ja nüüd nad on jällegi sellise koha peal, kus nad süsteemselt perekonniti sisustavad oma aega selleks, et teenida ebajumalat, teenida astraatet. Jumal oma suures armastuses siis võiks öelda, et olgu, et las olla, te olete nii kenad inimesed, lähete hukka, aga mu süda ei luba teid ka kuidagi korrigeerida. Jumal ei lase seda nagu rahva elus juhtuda, Jumal ei lase seda sinu elus juhtuda, seepärast, et ta armastab sind liiga palju. Piiblis öeldakse, et ära karda tule kuumust oma elus. Seepärast, et me ei saa kõikidest asjadest aru. Me ei saa oska alati hinnata õigeid asju. Jumal annab aegad tund meie ellu. Ja see on üks koht, kus midagi sulab ära, mida me ei oska isegi alati nagu sõnasi anda selle, mis asi see on. Aga see on koht, kus usaldada Jumal. Jumal, mina usaldan sind, et see, mis ära põleb, see on halb. See on ebavajalik minu elu jaoks, aga see, mis alles jääb, see on puhas, see on püha ja see on hea ja sa armastad selle. Ükskõik, mida ühiskond pasundab. Minu pärast isegi ükskõik, mida pealiini kristlus pasundab. Jumal on meie ette pannud 2 teed, üks on lai ja teine on kitsas, üks on inimlikule pilgule lihtne ja mugav
kuid mis peidab endas orjust ja hävingut, teine on inimlikule pilgule liiga kitsas, liiga kitsarinnaline ja tähtsusetu, aga milles on peidus Jumala arm, Jumala küllus, Jumala võimine, Jumala varustus, igavik, rikkus. Ja see, mida Jumal on nagu täna, kui see karm sõna on kõlanud meile siin, see, mida ta esitab meile igal ühele küsimuse, on see, et kas sinu Jumala teenistus on väär või on see õige. Kas mingisuguses kohas midagi nagu hüppas meie sees, et see on asi, mis tuleks muuta, see on asi, mis tuleb parandada. Minu igatsus on küll see, et Jumal laseks esimesel võimalusel õhku. Ma tean, et seda on kerge ütelda, aga ma ikkagi ütlen selle, et esimesel võimalusel õhku kõik minu elus, mis on võits. Kõik minu elus, mis on rajatud millelegi muule kui sellele, et Jumal, ma tahan sind teenida. Ma tahan oma elu sulle pühendada, ma tahan, et ma võiksin sinule vilja panna. Sellest mis mõtet on meil elada, kui me jõuame kohe Jumala ette loodused vägevaid asju teinud. Sa oled suurepärast karjääri teinud, aga see kõik oli mööda. Ma olin valmis pannud sinu jaoks armu ja sa valisid ikka teise tee. Las jääda pinnale see, mis on õige, las jääda see, mis on siiras ja las jääda see, mis on ehtne. Augustinus on ütelnud niimoodi. Ebajumala teenistus on millegi kummardamine, mis on mõeldud kasutamiseks. Ja millegi või kellegi kasutamine, mis on mõeldud kummardamiseks. Mõistate? Millegi kummardamine, mis on mõeldud kasutamiseks. Asjad, vahendid, mingisugused olukorrad, mida me võime kuidagi kummardama hakata. Ja millegi kellegi püüdmine ära kasutada. Kui me räägime Jumalast, siis me ei saa tegelikult ära kasutada, aga me võime püüda teda ära kasutada, kuigi ta on mõeldud kummardamiseks. See, kus Jumal muutub meile jõuluvanaks või Jumal muutub meile jooksupoisiks. Et just täpselt see suhtumine, et mul pole muu läheb nagu mingit vahet selles, kui mul vaja on, siis ma Jumal, sa on nii kuri, sa ei vasta minu palvetele. Ma tahan selle tõsise sõna lõpetada sellega, et Jumal on väga hea. Ta on liiga hea, et lasta meid elada vales, mingis ettekujutuses või vale illusioonis. Ta igatseb, et iga vigadus, iga väärtus, iga vale arusaam, iga vale käitumine saaks meie sees muudetud. Ta tahab ühte õnnelikku puhast prouti, kes on kiindunud temasse. Ma ei tea, kas te olete seda kogenud, aga võib-olla olete. See on üks väga nagu raske ja piinlik ja punastama paneva kogemus, kui te räägite näiteks maailma inimestega ja te kuulete, kuidas see maailma inimene räägib kristlaste kohta, kellegi konkreetse kristlase kohta. Tead, see, mismoodi ta käitus või see, mismoodi ta ütles või see, milline ta on. On selge see, et esiteks ei tasu neid asju alati väga tõena võtta ja kui see sinna laeva jääb, siis on tark minna selle inimese käest küsima, sest väga palju räägitakse kristlaste kohta ka kuulu juurde. Aga ma usun, et see tunne on teile tuttav, kui räägitakse kellegi kristlase kohta, see lööb nagu sisse, sellepärast, et see on Jumala perekonna kohta räägitakse. Ja kui ma neid mõtteid mõtlesin, siis ma mitte seda, et ma teisest kuidagi vähem siiralt ütleks, aga ma ütlen, et kui te olete pidanud kuulma midagi minu kohta, mis on teile haiget teinud ja millel on tõepõhi taga, siis ma siiralt tahan nagu andeks paluda teie kui Jumala ees. Sellepärast, et meieks, aga Jumal tunneb sellest valu. Kui me anname põhjust inimestele rääkida enda kohta halba. Uus Testament räägib, et kristlaste kohta räägitakse halba, aga ta ütleb ka, et ärge andke teie põhjust selleks. Kogudus on koht, kus ei muganduta keskmise probleemse inimese mõtteviisi ja niisuguse elustandardile, et võtame mingisuguse Harju keskmise maali oma suutlikkuse ja oma vigadega ja see on nagu mõõt. Ja kui me siis nagu kõrgemal oleme, siis me saame nagu, me oleme vägev. Ja mõni jääb allapoole ka, siis ta püüdleb selle maali tasemele kuidagi jõuda. Ei ole nii, vaid Jumala koguduse lätt ei ole mitte keegi teine kui Jeesus Kristus oma aus. Ja me teame seda, et see on koht, kus siis mitte keegi ei saa iialgi ütelda, et
millal sina ükskord selliseks saad või millal sa jõuad sinna. Mitte kunagi. Sellepärast, et meil kõigil jääb see, et Jumal viska oma armunöör. Jumal varusta mind oma selle rõõga. Jeesuse Kristuse, ma tahan olla riietatud temas. See on see mõõt, mida ma elan, oleks Jeesuse mõõt, ei vähem ega rohkem. Ja ärgu sa juhatada meid nagu meeleheitesse, vaid juhatada sa meid meeleparandusse. Et Piibel räägib ka sellest, et kui räägitakse nagu vigadest või asjadest ka, mis nagu teatud kohas nagu valesti on meie elus, siis me võime sattuda ka kanda nagu vale meeleparanduse lille. Ehk see vale meeleparandus on see, et langeme nagu veel sügavamale, et ma ei olegi midagi. Aga õige meeleparanduse lili, sellest räägib ka Piibel. Ja õige meeleparanduse lili ei jää ennast haletsema. Et õige meeleparanduse lili on see, et sa siirad, sa võid mõnel võtta aega, mõnel võib käib see kiiremini, mõnel tuleb see hoopis hiljem võib-olla, aga oma pattude pärast on täiesti normaalne ja õige tunda kurbust. Võib-olla me tunneme seda liiga vähe, me kuidagi ei julge seda teha. Aga see on absoluutselt normaalne, tunda oma pattude pärast kurbust. Aga sealt on üks samm vaja edasi minna, tunda Jeesuse pärast üle rõõmu. Et see on see koht, kuhu Jumal tahab meid viia. Et ka praegu me siin, me igaüks võiksime nagu südamerahuga tunda Jeesuse Kristuse päästest rõõmu, sellepärast, et me võime kindla südamega ütelda, Jumal, sa oled puudutanud oma südame, ma olen tahtnud kõik maha, ma tahan praegu kõik maha panna selle, mida ma olen lasknud oma elus elada, vale mõtlemine, vale teguviis. Ja Jumal, ma vajan sinu abi selleks, aga ma tahan selle kõik maha panna selleks, et haarata kinni ühe julgusega sinu päästest ja olla õnnelik sellest. Olla rõõmus selles, olla kantud sellest, olla võidukas selles. Et ükski patu juur ei jääks kuskile, viha, kibeduse juur ei jääks minu sisse, mis annab saatanale võimaluse. Vaid ma nagu omalt poolt kõik, see, mis ma mõistan, Jumal, ma tahan selle andus tõusema. Isa, ma olen oma nõtrusest toonud selle sõnumi sinu abiga, aga tänu sulle, et sina oled see, kes sa teed meid meie nõtrustes, sina saad nagu vägevaks. Ja kallis püha vaim, me täname sind, et sina ühel või teisel moel oled kõnetanud. Sa ühel või teisel moel oled nagu võib-olla midagi kiskunud lahti meie sees või väga õrnalt puudutanud või teinud ühed valusad lõiked. Aga selle kõige eesmärk on selleks, et sa armastad meid ja selleks, et me võiksime olla kortsuta ja plekita sinu ees. Et me praegu me parandame meid sinu ees. Me palume andeks oma pattude üleastumise, me palume andeks oma kergemeelsuse, me palume andeks oma uhkuse, me palume andeks oma mugavuse, me palume andeks oma isekuse, mis me palume andeks valed mõtted ja valed sõnad. Me palume, mis on andeks puhasta neid asju ka, mida me ei oska nagu esile tuuagi. Aga me tahame olla puhtad Jeesuse vere läbi, puhasta meid. Ja me ususaarame sellest praegu kinni. Ususaarame kinni, tänu sulle, et me võime olla sinu vere läbi õiged. Me võime, sa võid praegu tulla ja me võime jooksu selle vastu joosta ja meil on lambid õli täis ja me võime sinuga pidu lauda minna. Kiitus issand selle eest. Me praegu haarame sinu päästest uuesti kinni. Me praegu haarame sinu võidust kinni. Ütleme, et see võit ei kuulu mitte ainult meile, vaid see võit kuulub meie lähedastele, see võit kuulub meie sõpradele, see võit kuulub meie töökaaslastele. Tänu sulle, et see tuli ja see janu ja see igatsus ja see sinu kohaloleku reaalsus meie elus ei mahu meie sisse ära. Vaid me võime olla ühed nõdrad, aga samas vägevad tunnistajad sinust sellel elul oma nädalal.